tulemast kuulama Läti taskuhäälingut Veel putru, ajame Läti juttu. Siin me räägime inimestega, kes on õppinud läti keelt, kellele meeldib Läti ja kes on kuidagi seotud Lätiga. Täna on külas Evelin Arust. Mis on sinu amet? Minu amet, tere. Minul on, ma ei tea, mis ametit sa mõtled, võib-olla, et ma olen Prima Vistal Läti ja Leedu autorite koordinaator. Igapäevaelus olen ma küll keegi teine, aga see võib-olla ei ole praegu huvitav inimestele. Jah, väga hea. Nii, sina, nii nagu ka kõik eelmised külalised, oled olnud minu läti keele üliõpilane ja siis alustame selle esimese ja kõige tähtsama küsimusega, et miks sa oled läti keelt õppinud, et kuidas sa jõudsid selle juurde? Ja see on selline tore lugu, et mul on üks sõber, kes toona, see oli ammu, õppis sinu juures läti keelt ja siis ta muudkui, kui me kohtusime, muudkui rääkis, et nii tore tund ja nii tore õpetaja ja ikka mitu korda räägib ja siis mul tekkis lõpuks huvi, et ma tahan ka näha, mis tore õpetaja ja tore tund see siis on ja järgmisel semestril registreerisin läti keele algkursusele ja selgus, et on jah, tore tund ja tore õpetaja ja siis võtsin teise osa ja siis jäi küll pikem paus sisse, aga siis sa tegid selle 3. osa ka ja meie olime see nii-öelda pilootrühm seal ja siis ma võtsin 3. osa läti keelt ka veel. Ja ma mäletan, meil oli õudselt tore seal oli üks kontra ja Aive isegi vist ja kogu aeg sai nalja ja Liina oli seal üks selline tudeng ka. Et maru lõbus oli meil seal 3. kursusel läti keele tunnis. Aga mis su läti keele tase praegu siis on? Rahuldav, ma arvan, et eks ma Lätis poes ja kohvikus saan hakkama, Läti Delfit ma ka ikkagi loen ja saan üldjuhul aru, mis seal tekstis on kirjas ka siis, kui võib-olla kõiki sõnu ei mõista, aga ega ma seda läti keelt päris hästi ei kõnele, et kuna ma iga päev seda ikkagi ei kasuta kogu aeg, et siis kipub kuidagi nagu meelest minema, kuidas neid laused konstrueerida. Aga eks vast keelega ongi see, et rääkimine on alati, võõrkeele rääkimine on alati kõige keerulisem. Ja oleneb täitsa ka, kes räägib läti keeles, kui räägib päris lätlane hästi kiiresti, siis see on raskem, kui räägib võib-olla inimene, kelle jaoks läti keel on võõrkeel, siis mul on nagu lihtsam aru saada, et see on ka nagu huvitav asi, mida ma olen märganud. Aga sa igal juhul oskad läti keelt paremini kui keskmine eestlane? seda ma julgeks väita küll jah, et ma Lätis hätta ei jää, ma ikkagi saan aru, mis seal ümberringi toimub ja mis Läti elus ka on. Mida sa õppisid, mis oli sinu eriala, kui sa läti keelt tulid õppima? Toona ma olin alguses, ma arvan, et ma olin bakalaureuse tudeng, õppisin eesti kirjandust ja hiljem ma olin magistris, õppisin taaskord eesti kirjandust. Kuidas sinust sai siis Prima Vista meeskonna liige? Sellega on taaskord jälle üks lugu, et see oli vist Raini Seaspa siia esseekonkurssi selline nagu lõpu- või tänuüritus Tartu Ülikoolis ja seal kohal oli ka Tiina Kattel, kes tuli minu juurde jutuga, et kuna ma olin Prima Vista meeskonnas juba, tegin täiesti muid asju seal ja siis Tiina tuli minu juurde jutuga, et Lätis on praegu üks selline huvitav kirjanik, kes kannab karumaski ja keegi ei tea, kes ta on ja varu põnev ja äkki kutsuks Prima Vistale. Ja tol aastal oli ka Prima Vista teema müstifikatsioon, tundus väga hästi sobivat, et tulebki meil kirjanik, on karumask peas ja keegi ei teagi, kes ta on ja läksin siis mina Prima Vista koosolekule selle jutuga, et selline mõte on ja siis öeldi mulle seal laua taga, et jaa, väga tore, Evelin, et kutsu siis. Selleks ma ei olnud valmis, sest ma ei olnud toona üldse projektijuht. Ja siis mõtlesin, et miks mitte, et proovin. Ja tegelikult läks kõik väga hästi, et tiimis sees oli päris palju, teistelt tuli nõuandeid ja toetust, et tegelikult see protsess kulges väga hästi minu jaoks, et kõik küsimused, mis mul olid, said lahendatud ja kõik sujus väga kenasti. Ja siis tuligi see karumaskiga
Läti kirjanik meile siia Tartusse ja panigi karukostüümi selga ja nii ta läks, et sealt edasi siis juba järgmine aasta tundus kuidagi loomulik, et ma kutsun Prima Vistale veel Läti autoreid ja ühel hetkel lisandusid ka Leedu autorid ja siin ma olen, aastast 2016 juba Prima Vistal. Karu nimi oli Vilis Laatsiitis, et see on siis mäng ühe nõukogudeaegse väga tuntud Läti kirjaniku Vilis Laatsise nimega, et kui Laatsis on karu, siis Laatsiitis on karuke, et jah, selline nimemäng. Kas sa oled lugenud tema teoseid? Jaa, neid katkendeid ma lugesin, toona Aive Mandel tõlkis ka ürituse jaoks tema raamatust mõned lood, neid ma lugesin tõesti. Need ilmusid Värskes Rõhus, jah. Kas sellel üritusel selle Laatsiidisega sina intervjueerisid teda? Ei, toona ei, et teda Tartus, või tegelikult siiski, Tartus intervjueeris teda Aive ja tema oli kutsutud meil ka partnerlinna Haapsallu ja seal tõesti mina vestlesin temaga, aga see toimus seal juba inglise keeles ja ma tõlkisin teda eesti keelde. Et Tartus vestlesid nad läti keeles. Ja. Nüüd ma jään korraks mõtlema, aga ühesõnaga jah, et ta käis meil ka partnerlinnas Haapsalus taaskordil oma karukostüümiga ja täitsa oli siuke publikumagnet. Aga kas sa tead, kas enne teda Prima Vistal olid ka lätlasi esinenud? Jaa, tegelikult juba päris esimesel Prima Vista festivalil esines ka lätlane, see Inga Kaile. Ja sealt edasi oli veel lätlasi, Inga Kaile käis teist korda ka, käis ka Juris Kronbergs, Guntas Kodins, aga siis ei olnud päris nii, et iga aasta oleks olnud Läti külaline, et nüüd siis 2016 aastast on meil olnud igal aastal vähemalt üks lätlane ja on ka olnud korraga rohkem. Mille järgi valitakse neid, kes tulevad esinema? Et keda kutsutakse? No seda me ju üldiselt sinu ja kontoriga koos arutame, kes võiks tulla, kes võiks olla selline huvitav, mingil põhjusel publikut kutsuda, et kui me mõtleme, et meil käis karukostüümis autor, meil on käinud kaksikud, meil on käinud terve grupp tuntud Läti luuletajaid teinud siin performance'i, mis tõi saali täis, et meil on käinud noori naisautoreid, meil on käinud Noora Ikstena, kes ilmselt on eestlastele väga hästi tuntud, et me valime ka ilmselt selle järgi, et meil oleks eestikeelne tekst, aga valime ka selle järgi, et publikul oleks huvitav ja et nad oleksid ikkagi kõik erinevad, et nad kuidagi ikkagi rikastaks ja näitaks seda Läti kirjandussskeenet erinevatest aspektidest, et ma arvan, et see on olnud meie eesmärk, eks ju. Aga suures osas, kas see on seotud ka sellega, et mis sellel aastal on Prima Vista teemaks? Ja sellega ikkagi peab ka loomulikult ühilduma, aga me oleme alati leidnud mingi aspekti, kuidas ta tõlgendada siis vastavalt festivali teemale ka. Kes siis tuleb sel aastal? No sel aastal on meil päris mitmeid autoreid tulemas ja seda suuresti ka tänu sellele, et on Eesti ja Läti raamatu aasta, et tuleb Andres Kalnosols, kes ka esineb meie partnerlinnas Valgas, tuleb ka Taina Tabuna, kelle raamatu oled sina tõlkinud ja ta tuleb meie Läti raamatuklubisse, mis toimub meil iga kuu esimesel neljapäeval, tulge osalema, lugege Läti kirjandust, aga tõepoolest maikuus siis on autor ise ka kohal ja saab temalt küsimusi küsida ja lisaks festivali viimasel päeval oleme plaaninud teha sellise Latkali, võru, setu keele, Kadrina Murde luuleõhtu, kus siis 3 latkallast, Ligia Purinaša, Rai Piis, Anita Mileika, koos eestlaste Kauksi Ülle, Mari-Liis Steinfeld-Kriinsi ja Andreas Kalkuniga meile siis sellise murdekeelse luuleõhtu teevad. Ja seal ma ei saa praegu seda veel avaldada, aga loodetavasti on õhtu lõpus ka üks Latkaliga seotud esineja veel, aga kuna mul seda kinnitust ei ole, siis ma igaks juhuks veel välja ei reklaami, nii et äkki on väike üllatus ka veel tulemas. Kas see murdeõhtu tähendab seda, et nad siis loevad oma tekste
mitte kirjakeeles? Nad loevad seda latkali keeles, lätlased siis, ja eestlased võru keeles, setu keeles ja Kadrina murdes tõesti. Et nii-öelda seda meile teada-tuntud kirjakeelt me tol luuleõhtul ei kuule, aga ma arvan, et see ongi asja juures põnev, et iga päev me neid murdekeelseid tekste ju ei kuule ega loe, et tõotab tulla äge. Ja kuidas nende latgalikeelsete tekstidega on siis, kuidas Eesti kuulajad saavad aru, millest nad räägivad? No kuna me ma ei tea, kas ma tohin seda rääkida, ikka vast tohin, et nad kontra tõlgib nad võru keelde ja siis eestlane võru keelest ikka mõistab. Kui kõik ei mõista, siis mõtte paned ikka kokku, et ega see võru keel siis nüüd nii võõras ka meil ei ole. Eriti siin lõunaeestlastele. Nendest esinejatest Prima Vista, nendest lätlastest, kas on keegi, kes sulle tundub oli nagu kõige silmapaistev, jättis kõige parema mulje, oled sa kuulnud mingisugust tagasisidet eestlastelt? No ma niimoodi valida ei saa, minu arust nad on kõik ägedad, aga me muidu neid ei oleks ju kutsunud. Aga üldiselt olen ma ikkagi saanud head tagasisidet nii Prima Vista tiimi seest kui ka külastajatelt. Mulle tundub, et inimesed tegelikult rõõmustavad selle üle, et meil on selline ikkagi tekkinud väike traditsioon, et meil on lätlased ja leedukad ja tegelikult ka soomlased, et oma lähinaabreid me kutsume ja et nad on festivalil esindatud ja juba see on asi, ma arvan, mis kuidagi on juba positiivne ja inimesed ikkagi ootavad neid meie naabrit naabreid kirjanikke ka. Mingi aeg jäi ju täitsa paus sisse, kus Läti kirjandust ilmus vähe võrreldes nõukogude ajaga. Et vahepeal ei teatudki väga midagi, mis Lätis ja Leedus kirjanduses toimub, aga viimase 10 aasta jooksul on see oluliselt paranenud ja inimeste huvi, mulle tundub, on ka suuremaks läinud, et mis siis ikkagi lõunanaabrite juures toimub kirjanduselus. Kas sa ise oled ka midagi tõlkinud? Jaa, olen küll, ma ise väga tahtsin, see oli nüüd paar aastat tagasi, kui meil pidi tulema, oli festivalil plaanis 3 noort naisluuletajat ja siis me jagasime oma vahel ära, eks ju, et sina võtsid ühe autori, Kontro võttis ühe autori ja mina võtsin siis ka ühe autori ja ma tõesti väga tahtsin proovida tõlkida ja mulle see protsess väga meeldis, aga ma sain aru, et see on lihtsalt nõuab nii palju süvenemist ja nii palju aega ja muidugi ega see tekst ei olnud väga lihtne, sest luuletaja Maria-Luisa Melke ei kirjuta just väga lihtsaid tekste, et tal on väga palju sümboleid ja sellist allteksti seal ja ega see ülesanne neid luuletusi eesti keelde panna ei olnud teab mis lihtne. Mulle tegelikult ikkagi kogu see protsess meeldis, aga kahjuks ma sain aru, et mu igapäevaelus vähemalt praegu ei ole sellist aega, sellist süvenemisaega, et midagi veel tõlkida. Aga see oli väga, väga tore või kuidagi selline, et sa läksid sinna teksti sisse ja mõtlesid, et mida see autor nüüd öelda tahab. Ja siis need kujundid seal, mis tulid, mõtlesid, et kui lahe, et kuidas ta selle peale tuli. Ja sellised nüansid. Aga see ei olnud lihtne. See oli põnev, aga see oli lihtne. Ja mul on väga hea meel, et tegelikult sina ja Kontra ja ka Merle nii palju aitasite lõpuks selle tekstiga, et teil oli seda kannatust üldse, et vaadata kõik need üle ja siis need diskussioonid, mis meil seal Google Drive'is toimusid, et lõpuks neid kommentaare oli nii palju, et oli juba raske orienteeruda, aga protsess ise oli väga tore. See oli siis 2023, jah, 2 aastat tagasi. Ja need autorid olid siis Kontra tõlkes Lotte Vilma, mina tõlkisin Anna Belkovska luulet ja sul oli Maria-Luisa Melke. Ja väga huvitav oli see väljaanne, mis me andsime nii nende puhul kui ka nende kaksikute Rutkevitšate puhul selline väike vihik, kus on siis nii originaalkeeles, ehk siis läti keeles on see tekst ja siis kõrval on eesti keeles tõlgitud. Ja siis selle luule valimiku nende 3 tüdruku oma siis pealkiri oli Kummaline sõlm kõhus. Jah, see tuli vist Lotte Vilma luuletusest. Ja. Et siis kas sa tahaksid siis veel tõlkida? No kui kunagi aega on, ma ei tea, millal see aeg tuleb, aga miks mitte, jah. Aga vaatame, ma lubadusi igaks juhuks ei anna praegu, siin ja praegu. Noh, siis räägiks siis veel
Läti kirjanduses, sa natukene juba mainisid seda, et oli mingisugune periood, kus väga vähe läti kirjandust ilmus eesti keeles. 2020 me tegime koos ilukirjandusnäituse Tartu Ülikooli raamatukogus. No see aeg, minu arvates see küll oli mitte kõige parem aeg, millal teha, sellepärast et täpselt siis, kui me näituse avasime, siis natukene paar nädalat hiljem jälle tuli see, et kõik pandi jälle kinni, kuigi inimesed käisid veel raamatukogus, on ju, aga see kaja sellest näitusest minu arvates nii laialdane ei olnud, eks me kõigil oli veel tol ajal raske elada. Nii, aga sellest näitusest, et räägi sellest, mis me seal avastasime, mis seal oli? Ma kõigepealt räägin ühe loo jälle, sest mul on iga asjaga mingi lugu. Et tegelikult miks me seda näitust üldse tegime, oli see, et sina tulid minu juurde jutuga, et teeme näitust, siis mõtlesin, jaa, muidugi teeme näitust, ja siis me hakkasime koos näitust tegema. Aga no ma ütleks lihtsalt, et see idee tuli sellest, et nii palju, kui ma olen mingi Eesti kodudes käinud, siis ma olen alati näinud, et seal on kaluripoeg. Siis, kaluripoeg, jah, ja inimesed maskides on minul ka kodus riiulis. Ja. et neid Läti raamatuid on igas kodus, igal pool, kus on just neid vanu raamatuid. Ja siis samuti, kui on sellised kohad, kus raamatuid antakse ära, näiteks Lõunakeskuses on see, seal on mitu riiulit ja veel mõnedes. Ma isegi tänavatel olen näinud kuskil Supilinnas, ükskord oli selline suur õunakast oli pandud ja seal sees olid raamatud ja seal oli kirjas, võta need raamatud endale ja siis ma vaatasin, mis raamatud seal oli ja seal oli kaluripoeg. Mõtlesin, et need Läti raamatuid visatakse ikka niimoodi järgi, et võtke. Aga suures tõenäosus neid ei ole isegi loetud. Et siis miks neid raamatuid nii palju on, oli see põhiline küsimus ja siis teine oli see, et kui palju siis on tegelikult tõlgitud. Kuigi selle näituse valmistamise ajal ma leidsin ka ühe diplomitöö, kus oli ka ülevaade tehtud, aga see aeg on läinud edasi ja neid raamatuid on juurde tulnud. Aga mis sina mäletad sellest näitusest, mis selliseid huvitavaid fakte, mis me leidsime seal? No, me kommenteeriks korra seda, et miks seda kaluripoega nii palju on ja Vilis Laatsist meil kodudes nii palju on, et eks see aeg oli selline, ta oli suur nõukogude kirjanik ja eks ta pidi igas kodus olema, mis sa teed. Et see võib see põhjus olla, miks teda igal pool me näeme ja teda on, et tiraažid lihtsalt olid tohutud. Aga näitusest endast, et üllatav oli see, et meil oli seal vahemik, eks ju, 1860 kuni 2020, et seal oli peaaegu 230 tõlkeraamatut, see oli päris palju, see vist ka nagu ikkagi üllatas meid. Eks need nii-öelda kõrgperioodid jäid sinna 70-ndatesse, 80-ndatesse, siis tuli päris suur langus. Sellest, miks see langus tuli, eks see on ilmselt kõik enam-vähem teavad, et võib-olla see maailm avanes, me tahtsime lugeda teistsugust kirjandust, mis meil ei olnud varem kättesaadav ja siis kuidagi need lätlased ja leedukad ununesid mõneks ajaks ära, aga õnneks on jälle muutumas, et Läti ja Leedu kirjandus tuleb meil rohkem taaskord, tänu ka headele tõlkijatele, kirjastuste huvile, mis seal veel huvitavad, eks sellised tavalised asjad, et oli tsensuur mingil põhjusel, mõni tõlkija ei meeldinud, võis juhtuda, et seesama tõlkija oli ise mingil hetkel tsensor. Isegi ühe raamatu me leidsime, kus me ei suutnudki tuvastada lõpuks, kes see tõlkija oli. Selgus, et ka näiteks Loomingu raamatukogu on olnud väga tubli Läti kirjanduse avaldaja läbi aegade. Lätlaste nimede eestindamine, millest eks ju sina ja Aive valmistate ette praegu artiklit. Et kas see sai ka sealt näituselt alguse see huvi sulle, et miks on nii, et eestlased kirjutavad? See inspiratsioon saigi seal alguse ja et sellest, et kuidas mingi aeg, ütleme, 20. sajandi alguses Läti nimesid eestindati, et olid siis, ütleme, võeti mingid lõpud ära, et kui muidu on Rudolf Blaumannis, siis ta oli Rudolf Blaumann, või siis Andreevs Niedra oli ka kirjutatud näiteks Andreas Needra, et see oli huvitav, aga kuskil 60-ndatel siis kõik muutus
ja siis järsku hakkasid nimed olema samasugusel kujul, nagu nad on originaalis, ja siis tekkis huvi selle vastu, et miks see niimoodi oli, nii et me praegu Aive Mandeliga siis uurime seda ajalugu ja see on väga põnev, ja. Millal artikkel ilmub, tead juba? Mingi suvel kuidagi ilmuma. Okay. Et aga need veel huvitavad faktid olid see, et enim tõlgitud autor oli siis Andres Ubits, hoopis tal oli 10 teost. Ja ega Villis Laat siis talle väga alla ei jäänud, eks ju? Ja tal oli 9 ja Rudolf Blaumans oli ka 10. Aga see ka teisi Noora Ikstena on ka ikkagi mitu teost, ja Albert Spells. Ja, just. Ja siis oli 7 autori teosed oli välja antud mitu korda. Kõige populaarsem oligi siis Villis Laatsise Kaluripoeg, mida eesti keeles anti välja 6 korda. Siis see seletab, miks on Kaluripoega Eestis igal pool nii palju. Et peate kodus vaatama, et äkki teie riiulis on ka Kaluripoeg. Et siin on see, et esimene raamat oli 1938 ja viimane 1987, et siis aeg-ajalt. Aga ei tea, kas need anti välja just sellepärast, et sai otsa kõik, et see oli nii nõutud või see lihtsalt oligi selline traditsioon, et eks me siis, see on ju nii hea, väidetavalt nii hea teos, et siis seda peabki trükkima. Seda ei tea, aga kas sellega ei olnud ka mitte see, et see täitsa esimene trükk, seal oli tõlkis keegi teine ja siis vist ei sobinud, et see tõlkija seda tõlkis ja see nii-öelda tõlgiti uuesti, et seal oli ka sõnastus natuke muudetud, me natuke võrdlesime seda. Et edasi ma ei tea, kas need kordustrükid tulid lihtsalt selle nii-öelda teise trüki järgi või seal ka midagi muudeti, aga esimene trükk oli teistsugune natuke. See oli Rudolf Blaumanise teos No saldas pudeles, mis eesti keeles on 2 erineva pealkirjaga välja ilmunud. Siis üks oli esmatrükk 1907, mis pealkirjaks oli Magusast pudelist, mis ongi originaal, nii nagu läti keeles, ja kordustrükk 1940 sai pealkirja Sest sulasest saab peremees. Huvitav. Nojah, võib-olla oli vaja ajastule sobivamat pealkirja. Et ega 41 aastal sa magusast pudelist vist enam ei joonud. Aga see näitus hõlmas siis neid raamatuid, mis olid antud siis välja mitte perioodikas, ehk siis mis olid reaalsed raamatud, ja kõik, mis asusid Tartu Ülikooli raamatukogus. Just. Ja kuidas nende otsimine toimus? See on vist väga keeruline. Võtsime Ester kataloogi lahti ja läksime hoidlasse, tuuseldasime seal ringi ja selles mõttes me päriselt tuuseldanud, eks ju, me ikkagi aupoklikult suhtusime vanadesse raamatutesse, aga me hoidlast ise otsisime need välja ja tegime nii, nagu korrektselt raamatukogus käib. Panime näituse arvele ja seal nad siis olid, vanad raamatud olid meil vitriinis ja uuemad siis olid kõigile vaatamiseks avariiulites väljas. Lisaks me saime ju tegelikult ka Aili Künstlerilt tema ema tõlkekäsikirju, mis ei olegi ilmunud. Ta lubas need Väljihelde käsikirjad välja panna. Ja saime ka jutupliiatsi, need olid siis need Läti ja Eesti koostöös tehtud see laste raamatute sari Näpsud, jah. Et ka selle saime. Ja me salvestasime ju tegelikult ka videoklipid, kus lätlased lugesid läti keeles mõnda katkendit ja eestlased siis seda sama eesti keeles ja need on ju YouTube'is täiesti kättesaadavad, kes tahab kuulata. Ja selle näituse pealkiri oli Oma nurgakene, oma lapikene maad. Ja see sai valitud ühe teose järgi. Eks see pealkiri lihtsalt viitabki sellele, et see on oma tuba, oma luba, et iga lätlane tahab lihtsalt oma nurgakest ja oma väikest maatükki ja lihtsalt askeldada ja olla seal ja jätka kõik rahule ja lasta olla seal. Ja siis oli ilmumisstatistika ka. Tegelikult kõik need materjalid on ju D-Space'is olemas. Jah, kõik materjalid on olemas Tartu Ülikooli raamatukogu digitaalarhiivis nimega Aada, et sealt leiate, otsite pealkirja järgi oma lapikene, oma nurgakene maad ja tulevad
välja nii see kataloog, kus on kõik teosed ära mainitud, plakatid, failid on seal, kus on tõlkijate kohta info ja siis järjehoidjad, ka ristsõna tegime, kes tahab ristsõna lahendada siis saab sealt selle faili ka. Et see tõesti on olemas ja säilitatud digitaalsel kujul ka. Ja see info tõlkijate kohta, selle sai ju ka need, kes on tänapäeval tegutsevad, nad ise kirjutasid, saatsid oma vastuseid küsimustele, aga nende vanemate kohta sa ikka ka seal arhiivis otsisid midagi? Ja artiklitest ja biograafiatest ja jah, et sai kokku pandud nende puhul, kelle puhul ei olnud võimalik enam inimeselt endalt küsida. Ja see statistikas ongi näha, et meil oli see esimene kõige vanem teos oli 1860 välja antud ja siis ütleme siis 20. sajandi alguses seal on kümnendite kaupa enam-vähem niimoodi 10-15 raamatut 10 aasta jooksul ja siis kõige suurem tõus oli siis 70-ndatel, kus oli siis 38 raamatut 10 aasta jooksul, 80-ndatel 35 raamatut. Ja nüüd ütleks 5 aastat on möödas sellest ja on ikka päris palju juba juurde tulnud, et nüüd tundub, et on jälle selline väga aktiivne periood alanud. Kas sul endal on mõni lemmik Läti raamat? Hea küsimus. No mulle näiteks väga meeldis Rasa Pugavičute Peetsa raamat Poiss, kes nägi pimeduses. Miks? No see oli hea raamat. See, kuidas ta seda suutis selle poisi nagu igapäevaelu, aga samas ema mõtteid kokku sinna raamatusse panna, et see oli väga hästi välja tulnud, pluss oli ladus lugemine ja ma usun, et sellele kindlasti aitas kaasa ka kontratõlge, mis oli väga ladus. Andris Kalnosulsi raamat, Kalender on mu nimi, mulle kindlasti meeldis, aga ma pean ka ütlema, et Kuntis Perelise jutud, mis on kohati päris õudsed ja sellised absurdsed, et tegelikult ka neis oli oma võlu, aga tegelikult ka Viie näpu, et see on selline lätlaste seltsimees lapseraamat, oli tore. Ega selles mõttes halbu raamatuid ei olegi olnud, et nad on kõik olnud toredad, aga mõni lihtsalt jääb kuidagi rohkem meelde. Praegu Tartus tegutseb Tartu-Läti raamatuklubi ja raamatuklubi õhtud toimuvad sügisel, me tegime praegu niimoodi, et sügisel ja kevadel, siis ütleme kevadel veebruarist maini ja siis sügisel septembrist detsembrini. Ja üks kord kuus, esimese kuu neljapäeval saame kokku ja räägime raamatutest, mida me siis eelmisel kuul oleme lugenud. Et siis selle kava järgi pandud raamatuid. Nüüd toimub 13. kohtumine nüüd märtsi alguses. Nii et 13 korda, sa vist oledki peaaegu kõikidel osalenud. Peaaegu jah, mõni on vahele jäänud, aga üldiselt jah, olen olnud kohal. Ja seal on ka olnud selliseid raamatud, mida sa oled juba lugenud, nii et siis on hea lihtsalt vestelda inimestega, aga ka samuti sellised, mis on uued, et siis mis sa oled lugenud. Kuidas see õhkkond iseenesest tundub, et see raamatuklubi, see kõik, millest klubi liikmed arutavad seal, kuidas tundub? Minule väga meeldib see, et meil on nagu tekkinud stabiilne seltskond, et inimesed, seal on uusi nägusid, aga nad on jäänud, nad ikka tulevad uuesti ja uuesti, mis tähendab, et järelikult on hea kirjandus, on hea seltskond, raamatupood biblioteek, väga selline hubane ruum, kus olla, raamatud ümberringi ja hea vastuvõtt on meil seal alati olnud. Ma näen, et sellel raamatuklubil on tulevikku küll, sest inimestel on huvi. Nüüd on küsimus, et peab rohkem tõlkima. Raamatud saavad otsa. No ei, tegelikult ilmselt ei saa, eks ju, aga jaa, et see on nii meeldiv üllatus olnud, et inimesed tulevad uuesti tagasi. Meil ikkagi iga kord on seal inimesed tahavad rääkida, kes rohkem, kes vähem. Et täitsa nagu super, et see kõik on niimoodi läinud. Sa enne juba mainisid ka seda, et 90-ndatel see tõlkimine
langes sellepärast, et ilmselgelt tekkis huvi läänemaailma vastu ja nii, aga siis nüüd see tõus, ütleme, ühelt poolt on seotud just tõlkijatega, et tõlkijad tahavad ja tõlkida ja tutvustada Läti kirjandust Eestis. Aga iseenesest, et miks eestlane peaks Läti kirjandust lugema, et Eesti on ja Läti on siinsamas, et mida uut sealt võib leida? No mis siis, et siinsamas esiteks oma naabrid võiks ikka tunda, et keda siis veel, kui mitte soomlasi, lätlasi ja leedukaid, rootslasi ka muidugi, kes meil siin lähemal veel on. Aga oleme lähestikku küll, aga me oleme ikka erinevad, et ega me nii sarnased ei ole, kui kuidagi see stereotüüp räägib. Ja ega need lätlased ja leedukad ei ole ka nii sarnased, kui stereotüüp meile ütleb. See kirjandus juba on teistmoodi ja kindlasti me saame mingisugust teistsugust pilku sealt ja ka mingit aimu sellest, et milline see Läti kultuur ja Läti inimesed siis on. Ja no Leeduga samamoodi. Leedus muidugi on luule väga nagu tugevalt esil, mida Lätis ja Eestis niimoodi ei ole, et nad teevad seal, neil on 2 luulefestivali, kujutad sa ette, et ja see on aastakümneid niimoodi olnud, et ikkagi lähestikku, aga nii erinevad, et ja see raamatute kaudu just see kultuuriline erinevus, noh muidugi kindlasti on seal ka sarnasusi, tuleb välja ja põnev on. Kas sa oled midagi uut avastanud lätlaste kohta, mitte ainult sellega, et sa oled keelt õppinud, vaid ka kirjandust lugedes, et lätlased on, mille poolest siis nad on teistsugused? Ma ei olnud valmistunud selles küsimuses. Ma pean mõtlema, mis nad on teistmoodi. Kui sa vaatad või sa suhtled lätlasega, kas sa tunned seda, et ta on lätlane või tundub, et ta on täpselt seesama nagu eestlane, ainult räägib teist keelt? Lätlased, mulle tundub, on reserveeritumad, aga samas valmis kõvema häälega ütlema, mis nad arvavad. See on huvitav, et kui arvatakse, et eestlased on hästi vaiksed, siis ma arvan, me oleme rahulikud, aga nii vaiksed ei ole. Et võib-olla lätlane on rohkem reserveeritum kui eestlane. Aga samas, kui on ikkagi vaja seda temperamenti ja midagi öelda, siis see lätlane ütleb selle tõenäolisemalt enne kui eestlane. Eestlane võib-olla mõtleb natuke aega, et no eks ma siis ütlen, aga kuidagi jah, see. Aga Läti kirjandusest rääkides, et sa oled siis, ütleme, normaalses koguses lugenud juba Läti kirjandust, kas on mingisugused sellised teemad, millest lätlased kirjutavad, aga eestlased ei kirjuta? Seal raamatuklubis, millest me oleme seal arutanud, ühelt poolt raamatuklubi mõtte eesmärk ongi tutvustada Läti ilukirjandust ja samal ajal ka panna eestlasi mõtlema sellele, et mis meil on ühist ja samas, mis meil on erinevat, et kui öeldakse, et me elame kõrvuti, aga me tegelikult ju ei tea teineteisest mitte midagi, siis see kirjandus on üks hea viis, kuidas seda teha. Aga sellised teemad, raamatute teemad, mille üle me oleme arutanud seal raamatuklubi õhtul, kas ei ole niimoodi, et iga kord on tegelikult see küsimus, et kas eestlased ikka on midagi sellist kirjutanud? Seda küsimust me ikkagi küsime seal tihti ja sageli tuleb välja, et eestlane võib-olla tõenäoliselt ei ole seda teemat puudutanud. Võib-olla lätlastele meeldivad ka ajaloolised teemad rohkem, mida küll ma ei saa öelda, et Eesti kirjanduses ei ole ja ei ole nüüd lähiajal, aga on võib-olla teistsugustest aspektidest. Et näiteks kas või Inga Kaila raamatud uurivad seda 30. aastaid ja sealt edasi ja just sellised väga rasked teemad, mida Eesti kirjanduses ei olegi mu meelest sellisel viisil käsitletud. Ja siis lõpetuseks selline oluline küsimus, kas läti keelt peaks koolides õpetama? Ikka võiks. Me võiks õppida ka soome keelt rohkem, me võiks õppida läti keelt, miks mitte ka leedu keelt. See võiks olla, me selle vastu ei saa, et meil on need nii-öelda A-keeled, mida kõik õpivad, aga vähemalt valikus, et õpilasel oleks valik ikkagi, et kui ta tahab rohkem teada või tegelikult ju ka tööturu mõttes, et ikkagi otsitakse inimesi, kes suudaks vahendada kommunikatsiooni lätlaste ja eestlaste vahel ja selleks on ju vaja keelt osata. Kindlasti tuleks
kasuks ja naabrite keel ikkagi võiks teada mingil määral. See ei tähenda, et kõik peaksid seda oskama ja tahtma osata, aga see võimalus ikkagi võiks olla, kas kõik koolid seda suudaksid teostada, seda ilmselt mitte, aga ikkagi suuremates linnades võiks olla vähemalt üks kool, mis keskendubki ka rohkem keeltele, erinevatele keeltele, suurematele, väiksematele, et oleks õpilastel valikut, et see oleks tore ja hea küll, kui see nii oleks. Aga see vist võtab aega, et sinna veel jõuda. Tõenäoliselt, jah. Aga paldies, aitäh sulle! Paldies, aitäh! Nii et jõudu Prima Vistaga. Tarvis, tulge Prima Vistale, tuleb tore, tuleb palju lätlasi. Kas leedulasi on ka sel aastal? Ikka. Jah, muidugi. Aga lätlastel on see suurem rõhk sel aastal või? No tänu sellele raamatuaastale, jah. On neid natuke rohkem, aga on ka isegi kolm Leedu autorit on. Ja üks neist küll on illustraator, aga jah, ütleme, et tema on ka autor ikkagi. Aga aitäh! Aitäh!